Tere hommikust! Ma olen otsustanud teha YouTube'i kanali ja hakata vlogima ja ma kogu aeg lükkasin seda edasi, aga ma mõtlesin, et vot täna on siis päev. Lihtsalt võtan teid oma nädalaga kaasa. Jah, selline ma näingi välja just pesust, meiki pole ja teen hommikusööki. Tule minuga kaasa. Reedel oli valentinipäev ja mulle saadeti roose ja mu armas klient tõi mulle tulbid. Mul on eelmisest valentinist ikka veel siin üks suur võmmi. Ma panin nüüd ühe banaani ka, et ma katsetan siis natuke puuviljade lisamist. Aga isegi nüüd, kui ma lisan puuvilja, siis ma ikkagi ei lähe kindlasti üle 100 grammi süsivesiku päevas, et need jäävad kuskil sinna maks 70-80 juurde. Aga et ma lihtsalt söön ühe puuviljakese enne trenni. Tahan näha, kas see muudab midagi või mitte. Ma teen väikse meigi. Kui sind huvitab, mis jumeka ma kasutan, siis Sensei. See on mul lemmik. Ma nagu muidu ei ole mitte kunagi haige, aga ma olin seal Dubais on ju 3 kuud. Ma kuidagi seal lasin kõik nii lappe, et ma tunnen, et mu tervis nagu ikka veel taustub sellest, sellepärast, et ma jäin seal lõpus haigeks. Tulin tagasi, olin nohu 2 nädalat, nüüd jäin uuesti haigeks. Ma ei tea, see on see toitumine. Kui läheb lappesse, on kõik lappesse. Mul on Dyson Airstraight. Mu ema kinkis selle mulle jõuludeks. Ma soovitan kõikidele. Soeng on tehtud. Ma arvan, et ma panen lihtsalt full black outfit. Ja fun fact, ma ei ole treeninud oma jalgu. Kui nädal aega nüüd, aga ma siis täna ikkagi prooviks seda teha, isegi kui ma natuke tõbine veel olen. Ma natuke lobisin täiega siin, sellepärast, et ma nagu jäin korraks mõtlema, et nagu osad teist kindlasti teavad, et ma olen siis sellel oma naiselikuma naise journey'l, et ma tahaks olla naiselikum naine, kuna ma hakkasin tõeliselt analüüsima, millist kaaslast ja partnerit ma endale tahaksin. Ma olen 24 juba, et nagu varsti võiks tulla partner, on ju. Selline partner, mina tahan, et kas ma juba olen selline naine, millist siis selline mees endale tahaks. Ja kui ma reaalselt hakkasin seda analüüsima, siis ma olin nagu, et oh my god, ma ei ole. Ma käitun nagu poisike, ma ei ole väga naiselik. Naiselikkus ei ole ainult see, milline sa välja näed. Jah, ma võin naiselik välja näha, aga see on ikkagi energia, mis sinust nagu kumab, see naiselikkus. Ja nüüd ma olen järjest rohkem osanud minna siis sinna oma naiselikusse energiasse. Ma olen enesekindlam, ma olen pehmem, ma olen vastuvõtlikum, et ma ei lähe nii närvi asjade peale, et see on kuidagi minu jaoks juba nii palju muutunud, et see on nagu päris naljakas ja meestele väga meeldib see, et nad kohe nagu, kui sa oled ise hästi pehme, naiselik naine, meestel tekib selline tõmme sinu poole, mehelikel meestel. Ja see on kuidagi nii huvitav olnud minu jaoks, aga ja ma lihtsalt tahtsingi selle siia panna, kuna ma kuulen nii tihti, kuidas naised räägivad. Minu mees peab olema ilus, six-packiga, rikas, tal on oma äri, tal on oma kodu, tal on oma auto, mingi kõik asjad peavad olema. On ju. Aga kas sina oled selline naine, nagu see mees tahaks? Mõtle hästi hoolega. Ja kui sa ei ole, siis sa peaksid midagi ette võtma. Ma võin öelda, et selline mees ei taha endale mingit naist, kes ei oska käituda, joob tihti, ropendab palju, ei ole üldse enesekindel, kuidagi ei ole oma kehaga nagu ühenduses, vingub palju, igast sellised asjad, et lihtsalt väikest mõtteainet siia. Ma hakkasin autosse minema, kes ma nägin, et auto oli lumine ja jääs. Nii et ma panin eelsoenduse sisse ja nüüd ma istun siin toas 10 minutit. Sest ma ei kavatse seda autot pühkida lumest ja seal külmas istuda. Mul on autos käärid ja teip, et kui ma tahan teloga filmida külje pealt või midagi, siis ma teibin oma telefoni auto ukse külge. Mul just lõppes trenn uue kliendiga ja nagu oh my god, kuidas mõnel on ikka vedanud geenidega, sest tema tagumik oli nagu kõige perfektsem kirsik, mida ma näinud olen. Ja ta ei olnud vist peaaegu aasta aega trenni teinud. See oli nii ilus. Tulin tööd tegema. Ma jõudsin koju vahepeal, kell on mingi 4 läbi ja meal number 2, avokaado, hakkliha, muna
ja siis ma lähen trenni. Ma küll tean, et ma ütlesin hommikul, et puuviljas üks trenni ümber, aga ma lähen hoopis nüüd õhtul trenni. Ma tegin mega kerge trenni, sellepärast, et mul juhtus nädal aega tagasi üks vigastus. Ja ma ei tohi nagu liiga teha endale. Ma ei hakka seda teemat lahkama, aga igastahes väga nõme. Tegin ainult mingi jalgade eemaldamist ja lõuatõmbeid ja mingi süke lebo. Jõudsin koju tagasi ja dinner, tume šokolaad, koobimagreem ja vahukoor. Nüüd mul on online kliendi kõned. Jah, ma olen hommikumantliga. Koju jõuan? Hommikumantel selga. Räägi, kuidas läks siis? Tavaliselt on natuke soojem ikka nendes Ma räägin teile. Ma olen avastanud enda jaoks midagi täiesti erakordset. Nimelt, ma hakkasin uutmoodi tegutsema oma elus ja oma äris. Selleks on siis selline asi, et ma teen ainult asju, mis toovad mulle rõõmu. Näiteks, kui ma teen oma tööd ja ma olen täiega tüdinenud millestki, ma toon näiteks näite, ma tegin toitumiskavasid aastaid. See on ka minu selline põhiline teema, ongi toitumine. Ja ma üks hetk sain aru, et mulle ei meeldi neid teha enam. Mina teen nagu väga personaalseid toitumiskavasid, mis on nagu kõikidele täiesti erinev. Ma ikkagi teen 3 toitumistiili on ju ja nii edasi. Ja ma sain aru üks hetk, et see ei too mulle rõõmu enam. Ja otsustasin, et ma ei tee oma elus mitte ühtegi asja, mis ei too mulle rõõmu. Ja reaalselt ma kustutasin selle teenuse ära, toitumiskavad täielikult ära ja ma pakun nüüd toitumise konsultatsioone. See teenus, mulle meeldib seda teha, see toob mulle nii palju rõõmu, see on nii lahe, ma saan inimesega suhelda videokõne teel, ma saan talle anda personaalset nõu, ma teen talle faili, kõik asjad ja nagu ma tegin nii mitme asjaga, nagu samamoodi enda Indarra äris, et asjad, mis ei too mulle rõõmu, siis ma olen leidnud inimesed, kes teevad minu ees seda. Ma tean, et väga paljud inimesed ei saa seda teha, kui sul ei ole oma businessid või mis iganes ja sa mingi hetk ikkagi pead tegema ise kõiki asju, on ju. Kui sul vähegi on võimalik, siis ma soovitan. Samamoodi nagu ma ei kannata koristamist. Mulle üldse ei meeldi koristada. Oh my god! Ma võtsin koristaja ja mu elu on kohe palju ilusam. See ei ole tegelikult üldse kallis teenus, ta tuleb sul mingi 6-2 korda, teeb paar tundi ja nagu ma saan sellel ajal tööd teha ja ma ei pea tegelema sellega, mis mulle ei meeldi. Siis selline ma näen välja õhtul enne magamaminekut. Mul on teibid siin kurjuse kortsu peal. Mul on ninateip, et ma saaks paremini hingata ja ma olen siis nende blue light blocker klaasidega nii kaua, kuni ma magama lähen. Ja ülejäänud päevad ma ei näita teile oma hommikut ja õhtut nii detailselt. See oli siis esmaspäev. Head tööd! Tere hommikust! Täna on teisipäev ja ma hommikut ei näidan teile. Ma sõin täpselt sama asja, mis eile. Olin terve öö üleval, ma ei tea miks, nagu väga raske oli täna. Tegin mingit õudset unenägu, aga ma tunnen, et mul ongi süke natuke stressirohkem periood praegu. Minu esimene klient, Kerto. Naerata ka. Ma sunnin nüüd kõiki kaamera ees olema, kuna ma olen ikkagi nüüd vlogger. 8, 9, 10, kohe otsa. 3, 4. Nail time! Mis värvi võiks teha? Neonoranž. Kindlasti mitte. Valma! Nii, nüüd me tulime Angelaga siia tööd tegema. Ma teen mentorlase kohta tööd, mul on homme siis kõne. Ma ei olnud nii tubli kodutöödeks seekord, aga it is what it is. Nii, ma proovin ka. Mul on enda lõuna kaasas haklija, muna ja avokaado ja siin on hapukoort. Excuse me? Nii hea külmana. Ja nüüd on trenni aeg. Ma tulin nüüd just voodisse, tegin sõbrannaga kõne, mingi peaaegu tunnikese, ma arvan. Ja ma viin telefoni kööki laadima, et ta ei oleks mul voodi kõrval öösel ja ma hakkan lugema mingit suvalist raamatut. Mul on piisav, mis ma võtsin lihtsalt raamaturiiulist, et magama jääda. Nii et
see oli minu teisipäev. Tšau! Täna on nokamütsi päev. Nahk ei tee koostööd praegu otsa ees ja juuksed ei ole ka kõige puhtamad. Õnneks see on treeneri töövõlu, et sa saad käia riides nagu gangsta. Mul oli kliendid hommikul ja nüüd ma tulin venitustrenni. Oh my god, ma olen nii halb vlogger. Ma just käisin shoppamas, ostsin dressid ja nagu ma ei filminud. Tegelikult siin võib-olla on klipp, kui ma midagi tegin. Aga jah, nüüd koju sööma ja siis trenni. Oh yeah, tulin MyFiti. Täna on jalapäev. Oh my god, ma olen täiesti surnud. Arvan, et ma pingutasin trennis räigelt üle. Ma olen nii väsinud ja siis ma läksin veel sauna. Ja nüüd ma pean ruttu minema koju sööma, sest nagu ma muidu panen pildi tasku. Ma sõin ja juuksed jõudsid juba ära kuivada. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks täiesti läbi pekstud. Mul on eilsest tantsimisest õlg nii valus, sest me mingi seisime seal õla peal lihtsalt. Ja ma teen kõigi korda ja ma lähen reaalselt magama. Kell on mingi 8. Ja homme on uus päev. Tšau! Hommikust täna on neljapäev. Oh my god, mu hääl läheb järjest hullemaks. Mul hakkab kohe live training. Siin mul on siis kõik set upitud. Mul on timer, siis Zoomi kõne ja siis siin on harjutused. Ja me teeme sellise 30-minutilise hommikuse võimlemise. Ja et ma veel söönud ei ole selle jaoks, kui me teeme neid hommikul, et siis ma ei söö enne, muidu on päris raske. Aga ja, ma ei tunne ennast täna üldse nii hästi. Ma juba eile arvasin, ma saan terveks, aga ma arvan, et selle trenniga ma tegin natuke 1-0 endale. Nii et proovin täna puhata, kliente on küll. Aga vaatame, kuidas läheb. Nii, mul hakkab mentoriga kõne nüüd paari minuti pärast. Mul on veits nagu süümäked sellepärast, et ma olen meie mitu kõne nagu kodutööd edasi lükanud, mis ongi nagu kõige suurem osa, et ma saaksin üldse oma äri edukalt kasvatada ja teha, aga no ma ei tea, miks ma nii prokrastineerin mõnikord ja üldse kuidagi, jah, igastahes vaatame, kuidas läheb. Sa võid seda teha, aga minu jaoks on objektiiv. Minul on nagu Okei, aru saada. Mentoriga oli kõne ära ja nüüd mul on kliendid Tehnopolis. Tunnen ennast natuke paremini. Oh my god, see päike teeb mu hingele pai. Mul oli mentoriga päris hea kõne täna. Õppisin palju, nagu iga kord. Ja ma olen räigelt procrastinator, ehk siis ma leian iga vabanduse, et teatud ülesandeid edasi lükata. Ma lihtsalt lükkan neid asju nii kaua edasi, kuni see on lihtsalt nii kriitiline, et nagu oh my god. Ja ma mõtlesin ka, et see mentor annab mulle need ülesanded ja mina maksan iga kõne eest ja ma lihtsalt ei tee neid ülesandeid, nagu oh my god. Noh, see oli üks ülesanne, mida ma ei teinud. Võtan ennast kätte ja teen selle homme ära väga põhjalikult. Mu mentor ise jälgib sellist reeglit nagu eat the frog. See tähendab siis seda, põhitegevused päeva jaoks ja sa alati alustad sellest kõige raskemast, mida sa kõige vähem tahad teha. Sa lihtsalt võtad ennast kätte, sa teed selle ära ja see on päevaks tehtud. Ehk siis ma proovin ka nüüd edaspidi siis sellist reeglit jälgida, et tavaliselt ma teen kõik väiksed pudipadi ära ja siis hakkan lõpus pusima suuremaid asju, aga tõesti peaks seda nagu vastupidi tegema, et siis on ka rohkem energiat ja viitsimist nagu raskemad asjad ikkagi ära teha. Olin rimmi, et mahekana osta, tervet kana, aga see on otsas. Ma tahtsin puljongit teha. Never mind, ma leidsin siit alt 25 €. Pole paha. Ma jõudsin koju ja ma teen nüüd kanapuljongit, kuna ma ei tunne ennast just kõige paremini. Siis ma panen siia pudeli vett, et ma kraanivett ei joo, sest tehakse täna on natuke väiksem kana. Muidu ma maksan 35 € selle kana eest, seekord oli 25. Kui ma ostan kanaliha, siis ma ostan alati mahe. Ja ma nüüd panen ta lihtsalt vette keema
ja nii kaua, kuni mul siis tekib see vaht siia peale, ma korjan vahu ära ja siis hiljem lisan sibula, porgandi, küüslaugu siis maitse jaoks ja kõige lõpus lisan keldisoola. Ja nii kaua, kui ta siis siin vaikselt podiseb ja vaht peale tõuseb, et ma teen ühe snäki endale. Rasva söömine sellel toitumisel on hullult oluline. Mis siis juhtub, kui sa ei söö piisavalt rasva, on siis see, et võib tekkida kõhukinnisus ja energiat on vähem. Et näiteks kui mu klientidel juhtub nii, siis ma alati soovitan neil rohkem rasva süüa või kui mul endal juhtub, on ju. Ja siis jälle kohe on seedimine korras ja kõik on hästi. Ma siis võtan lihtsalt võid, panen juustu peale ja siis ma keeran selle juustu nagu rulli ja või ja juust. Jumala hea snäkk. Ja siis ma preppisin küüslauk, porgand ja sibul ja see läheb siis hiljem siia sisse, kui ma olen vahu ära korjanud. Ja vahtu peab korjama sellepärast, et su puljong oleks läbipaistev. Nii, nüüd on 2 tundi keenud ja nagu näed, siis see on valmis. Liha on ilusti pehme, laguneb. Sellist ma soovingi. Nii et valma! Tere hommikust! Täna on siis reede. Ma ärkasin 5:30, pesin pesu, sättisin ennast päevaks valmis ja nüüd mul on 8:30 on esimene klient. On üks kokkusaamine Telliskivis ja on vaja arvutistööd teha. 7. See on siis minu kanasupp, 2 mune. Ja siis siin on juust, mille vahel on või. Looking good! Vaatasin riided ja nüüd ma lähen Telliskivisse. Outfit. Ja let's go! Fotografis ka. Ma ei ole siin piirkonnas nii ammu käinud. Hello! Ma võtsin endale kaasa kanapuljongit termoses. Lämmeleib. Kukkus see maha jooksis, mul on norm vilksin see. Aga ma kogu aeg unustan selle mikrofoni võtta, et parem audio oleks, aga nüüd tuli meelde. Eliisega me siis saime Dubais tuttavaks ja saime kokku, läksime Beach Clubi ja me siis otsustasime, et kui me mõlemad Eestisse tuleme, et siis me saame kindlasti kokku, catch up ime veits. Ja nii me tegimegi täna, mega tore oli, et see on alati lahe, kui sa leiad inimesi, kes on sarnase mindsetiga, mõtlevad suurelt, et väga refreshing ja väga tore oli. 2,5 tundi istusime seal. Ma tulin nüüd Revalisse. Mul on paar ülesannet, mis mul on kindlasti vaja täna ära teha. Üks on siis turundusplaan enda jaoks. Täna on reede ja ma olen naine, kes ei kavatse välja peole minna, siis ma teen siukse romantic movie nighti enda jaoks, ostan mingit head snäkki ja chillin kodus. Siuke suvaline mõttetera, mis mul meelde tuli. Üks rikas mees kunagi ütles mulle, et kui sa tahad rikkaks saada, siis sa pead leidma asja, mis sulle meeldib nii väga, et sa oled seda nõus ilma rahata tegema. Ja kui sa leiad sellise asja ja hakkad selle eest raha küsima, siis on võimalus rikkaks saada. See on üks minu lemmik treat nädalavahetusel, see on siis pirn ja valge hallitusjuust ja vaata mingit seepi. Love is blind! Meil on väike videokõne käib siin. Ja ma siis avan ka pudeli. Me mõnikord teeme niimoodi veini õhtuid videokõne teel, et selles suhtes ma muidu toitun hästi. Iga roju oma kodus. Ja just. Toi. Mul jääd ei olnud kahjuks, nii et ma panin paarikaid siia. Lööme kokku ka. Cheers! Clear! See on parem? Jaa, see ei ole nii magus. Super. Mul oli mingi siuke väike, ma ütlesin avan selle, aga see oli liiga magus. Can't drink that. Ja ma just toetasin oma otsete niimoodi, aga... Et ma tahtsin natuke lobiseda, et ma olen aastaid endast loonud sellist nagu treeneri persooni, et ma ei joo mitte kunagi, ma ei käi väljas, ma olen nagu 100% kogu aeg, aga ma siis see aasta otsustasin olla rohkem läbipaistvam, rohkem jagada ka oma tavaelu, et siis ma siin seda teengi, et varasemalt, kui mul reaalselt olid terviseprobleemid ja ma olin siis teekonnal ennast siis ravimas, siis ma muidugi ei käinud väljas, ma ei pidutsenud, ma ei cheatinud
ja kuniks ma siis saavutasin selle nagu tervise, sain kõik korda, et nüüd mul on palju rohkem võimalust olla selline paindlikum ja teha, mida ma tahan. Ja siis vahepeal sinna kuulubki siis pokaal veini, natuke šampat, käin väljas rohkem, luban endale maiustusi rohkem, mis iganes. Et siis ma kajastan ka siin seda YouTube'i kanalilt seda, et ma olen ka inimene, et ma ei söö ainult liha ja muna kogu aeg, et ma vahepeal teen ka pokaali ja käin pidudel, et jah, et siis see on minu siuke reedeõhtune, tegin ühe klaasi ja jah. Tšauki, nüüd on laupäev. Ma olin eile üleval mingi kella 1-ni. Mul tuli räme motivatsioonipauk hakata ühte kursust kokku panema. Nii et seda ma tegin poole ööni. Ma tegin meigi, vahetasin riided ja nüüd ma lähen Ülemistesse klientile trenni andma. Aga enne seda mul on vaja vanemate juurest läbi käia. Tulin vanemate juurde seda otsima, et nad viisid moele vankri Dubaisse, aga seda ühte juppi on vaja, et nad saaks seda vankrit reaalselt kasutada. Nii et ma saadan neile selle siis järgi, et nad ei peaks uut vankrit osta. 6, nice. 7. Jah, ma kannan iga päev sama kampsunit, see on mu lemmik. Aga mu emme teeb mulle kohe uue musta värvi. Aga ma olen siin Ülemistes kohvikus ja mul oli just konsultatsioonikõne kliendiga, et ta oli alustanud karnivoori toitumist 3 nädalat tagasi ja ta oli käinud just vereproove tegemas ja ta oli väga üllatunud, et ta kolesterool oli nii kõrgeks läinud. Aga siis me rääkisime sellest, rääkisime ta vereproovidest ja karnivoorsel toitumisel esimeste kuude jooksul ongi normaalne, et su kolesterool läheb kõrgemaks, aga ta ajaga normaliseerub. Et siis saime selle üle käia, et minu juures saab teha siis toitumiskonsultatsioone, kõne kestab tund aega ja siis ma teen siukse kokkuvõtva faili, mille järgi saad siis edasi tegutseda. Et jaa, väga tore oli, et siis ma istun veel siin natukene, teen tööd ja käin poes. Oh my god, mul oli nagu selline seiklus, mul oli vaja Dubaisse see paks saata. Vormistasin ära, maksin ära, siis avastasin mul üle printerit, et neid dokumente printida. Siis tuli välja, et ma ei saa anyway pakiautomaati neid panna, ma pean minema esindusse, nii et ma pean ikkagi esmaspäevani ootama, et see pakk Dubaisse saata. Aga nagu such an hassle. Ja nüüd ma söön kodus, ma tegin oma kanasuppi, ma panin siia avokaadot ja veel hapukurki, muna. See on korralik kompott siin, aga see on mega maitsev. Nii, minu eesmärk on paari nädala pärast spagaat maha saada. Ma siis pean iga päev nüüd hoolega venitama. See ei ole nii kerge. Nii valus. Mega hea spagaadi harjutus ongi selline jala libistamine. Siin need viid ja tood tagasi. Tere hommikust. Nii, täna on pühapäev. Mul pidi olema täna photoshoot, aga see jäi ära. Aga mul on ikkagi vaja, et mul oleks maks produktiivne päev. Photoshooti ära, kuna fotograaf on haige, ma olen veits siuke kahtlases olekus, pluss naiste asjad hakkasid ja ma olen nagu paistes, et siis me lükkasime selle edasi, aga ma ärkasin üles, tegin morning routine'i ja nüüd ma tulin jalutama, kell on mingi 7:55, kui ma tahan, et mu päev oleks edukas, siis peab päeva algus olema väga edukas, nii et ma teen väikse ringi, 3000 sammu ja siis lähen koju ja teate, kuidas on produktiivne päev? Niimoodi. Appi, mul sai mikrofon tühjaks, aga teed tähtsa tegevuse ära ja siis lubad endale mingit preemiat, et ma ei scrolli telefonis enne, kui mul on näoid kodu koristatud või ma teen selle tööasja ära või ma luban endale šokolaaditüki siis, kui mul on see asi tehtud. Nii et ma praegu teen seda, ma ei ole täna telosel scrollinud, mul on net välja lülitatud, et ma käin jalutuskäigul ära ja siis ma võin võtta alles oma telefoni, vaadata, mis toimub, mis kirjad on ja siis ma mõtlen järgmise preemia välja ja siis teen uue asja ära. Nii mõnus, vaadake kui mõnus, oh my god. Nii, teate kui productive hommik või? Ma tulin jalutuskäigult tagasi. Ma tahtsin teha ka süüa, aga ma mõtlesin, et ei, et ma enne pean kodu ära koristama, siis ma saan süüa.
siis ma koristasin kõik ära, tolmuimega käisin, kell on nagu 9 alles, on ju. Ja tegin kõik korda ja siis ma olin nagu, okei, ma söön nüüd, et ma nagu premeerin ennast. Ja siis ma olin nagu, ei, mul on vaja veel panna treeningkava kokku, mis ma filmin siis järgmisena Indara kogukonna jaoks. Et siis ma saan süüa. Ja siis ma tegin selle ka ära. Ja ma tegin endale seda kanasuppi jälle, ma panin avokaadot, hapukurkiga ja minu juustvõiga, of course. Ma siis filmin contenti oma Instagrami jaoks. Ma mõtlesin rohkem informatiivset sisu teha. Mis tähendab metaboolne plastilisus ja miks see nii oluline on? Mul on sulle üks nipp, mida kasutada, et aidata kaasa oma kaalu alandamisele. Ma juba täna tegin. Ma käisin hommikul jalutamas. Kell on 1 praegu alles. Siis ma läksin Rocca al Maresse, ma käisin Solariumis. Ma käisin poes, ma tulin koju ja siis nüüd ma olengi contenti teinud. Filmisin koduse treeningu ära, nagu te nägite, et need lähevad, see läheb järgmine nädal üles, et siis ma pean selle ära editima. Ja siis ma mõtlen, et ma võib-olla lähen trenni. Instagrami jaoks oleks vaja veel contenti teha. Ma olin nagu jõusaalis terve aeg nagu nii ettevaatlik, et mul see vesi lahti ei läheks, kuna mul läinud mitu korda. Aga siis läks autos. Nagu te ei kujuta ette, kui nõme või? Te peate oma soovidega olema nii ettevaatlikud. Ma kohe mõtlesin, et fuck, et ma kasutan oma telefoni liiga palju, et ma tahan natuke nagu vähe scrollida. Ja siis mul juhtus niimoodi, et sai internet otsa telefonil ja ma ei saa lisamahtu tellida, sellepärast, et ma olen juba see kuu tellinud. Siis hellasin emale, ma olin nagu, kuule, mul on net otsas, vaata, et ma ei saa enam lisamahtu tellida, ta ütleb, et limiit on vaata täis. Ja kui ma tahan oma limiiti nagu suurendada, siis peab paketti vahetama. Aga nagu mul on perega kõik sama pakett on ju ja asjad, et nagu nad ei hakka seda tegema. Ja nüüd mul lihtsalt ei ole netti mitte kuskil. Ma pean kogu aeg mingi wifit otsima. Aga ma ise soovisin, et ma oleks vähem telos. Täiesti haige. Ma armastan seda. Mina jälle oma ilusa supiga. See on reaalselt mu lemmik. Ja ma söön seda nii kaua, kuniks mul puljong otsa saab, et nii palju on veel jäänud. Ja kui see saab otsa, siis ei ole enam suppi. Nüüd ma planeerin enda uue nädala sisu ja siis lähen pessu ja vaatan homse plaani üle ja tegelikult ongi kõik minu selle nädalaga. See pidi olema rohkem teguderohke. Aga ma olen natuke tõbine endiselt. Ma ei saa aru, kui kaua see võib kesta. Pigem võtsin nagu rahulikult. Uus nädal tuleb ka pigem chill ja hoian ennast, kuna ma lähen järgmine nädal Tartusse reedel. Et ja ma loodan, et sul oli huvitav. Võib-olla õppisid midagi uut minu kohta või saad mingid nipesid võtta. Aga mulle täitsa meeldis seda teha. Kindlasti plaanin rohkem vlogida. Ja mul on hea meel, kui sa jõudsid siia video lõpuni. Aitäh sulle. Tšau!